Niisiis, tere päevast, auväärne seltskond. Ma ei tea nüüd, kui palju üle eestilist rahvast on. Enamus on vist, kes on Viljandist, tõsta käsi ülesse. Siis Viljandi rahvas on vähemalt nii palju kohal. Õnn ja rõõm on minu poole peal. Minu nimi on Emil Rutiku. Ma ise olen Kuusalu inimene ja täna olen siis siin moderaatori rollis. See on esimene Eesti pääsuke, kus kohas me võime öelda, et kogukondlik poliitika on panemas selga kokku, selgasid kokku, kus me saame üksteisele öelda, et me tahame koos mõelda, me tahame koos edasi minna. Me ei taha, see on minu arvamus, me ei taha millegile vastu seista, aga me tahame anda iseendale võimaluse edasi minna ja paremini ja nii, nagu meie tahame seda. Ehk siis, natuke räägin lähemalt sellest, et mis juhtus eelnevalt, kui ma siia majja tulin, siis käisin korraks Turuplatsi peal. Seal loomulikult valitsevad parteid on korraldanud ürituse, kes jagab siis pannkooki, kes suppi, kes seda moosi, kes teist moosi. Nüüd seisab proua, kes siis ütleb kõva häälega, et teate, ma valin selle järgi, kellel moos on parem või pannkook suurem. Mõelge nüüd üks hetk, kõik need lubadused, kõik need programmid, kus on kirjas võiks, teeks, saaks. Ma olen ise olnud ninapidi sees kõigil selle ja ma võin teile öelda, enamus need programmid kirjutatakse aru saamas, kus kohas, et teeme need lubadused võimalikult ümmargused, et keegi ei saaks täpselt pärast küsida. See on reaalsus. Kallid inimesed, nad istuvad laua taga ja mõtlevadki nii. Ja nüüd see sama pannkoogi näite juurde. Sulle antakse iga 4 aasta tagant pannkook ja sa oled ülejäänud 4 aastat vait. Tegelikult sind ei kaasata selle 4 aasta jooksul reaalselt rääkima kaasa, mida teha, kuidas teha. Millised on need kogukondlikud otsused, kuidas enamus inimestest tahaks, et elu edasi läheks. Esindusdemokraatia. 4 aastat öeldakse teile, aga te ise ju valisite. Mis teil viga on? Enamasti, kui Eestis keegi hakkab sellest rääkima, siis kohe tuleb sinna võrdusmärk, mis te virisete. Kas see, et inimene räägib oma mõtteid, oma tundeid, see on virisemine. Aga paraku see juhtub tihti lugu niimoodi, et sellest, kes hakkab rääkima, sellest tehakse kohe inimene, keda ei ole vaja eriti, keda ei pea kuulama. Milline on siis minu käekäik kõige selle juurde? Ega siis enamus oma elust, ma saan kohe 50 ja enamus oma elust ma olen olnud muusik, vabakutseline artist. Mind eriti ei huvitanud, kuidas see asi käib. Ma olin olemas, ma sõitsin mööda maailma, esinesin, tegin, meele pärast. Elan siis maal ja nüüd selles minu väikses, mis on siiamaani veel alles ja tänu, ma ei tea, mis juhustele, on alles väike kauplus. Ja nüüd seal talvel läksin sinna poodi ja seal istus üks memm. Maakohas memm, niimoodi see kott oli süles, pea oli natuke allapoole norgus ja piisavalt kõva häälega ütles ta, jah, ma tean, et ma lubasin, et ma söön kartulikoori. Aga kui te need ka käest ära võtate, siis see ei ole, see fraas, see inimene, kõik see kokku minus äratas selle, et aga miks nii on? Kus on need lubadused? Kus on need täitmised? Et me liigume paremuse poole. Ja tegelikult selle memme mure oli seotud, ma loomulikult küsisin siis tema käest, et miks see nii on, et muidu ma olin arvestanud selle ja sellega ja nüüd järsku elektriarve. Sain aru, et kuidagi võiks ju omalt poolt läheneda asjale ja öelda, et üks hetk ma uurin, kuidas see käib. Ma hakkasin uurima. Ühel hetkel kevadel siis ma tegin oma algatuslikult, närisin läbi kõik need võimalused, tegin ühe keskkonna, mille nimi oli siis eestiinimesed.eu, kus ma siis kutsusin üles elektri hinna piirangud seadma, et vot näiteks see asi ei tohiks üle selle minna. Ma sain kokku lõpuks, 3 kuud see kestis, ma sain kokku umbes 3600 üle Eesti.
umbes, sest see oli vaja kokku panna, oli vaja kirjutada kiri ja siis Euroopasse ära saata. Nüüd see lumepall hakkas veerima minu jaoks. Ma sain kokku inimestega Eestis, kes tegelevad ka energeetika probleemiga ja ma sain teada selliseid asju, mida me igapäevases elus nagu ei teagi. Seda ei tulegi välja mitte kuskilt. Me oleme valinud inimesed, kes peaksid meie elu edendama, samas nad teevad midagi, millest nagu meile ei ole juttu. Üks palve, kuna ma olen moderaator, siis ma palun teil kõigil mobiiltelefonid panna vaikse peale, sest see on selline asi, mis tegelikult meie seda rütmikut natuke segab. Et keegi tõuseb, läheb. Ma väga tänan teid mõistva suhtumise eest. Niisiis, ma sain näiteks teada seda, et kuidagi on valitsuses läbi surutud selline seadus, mis on teinud Eleringi tegevuse riigisaladuseks. Elektri kättesaamine on meie avalik teenus, kallid inimesed, see on avalik teenus. Igal ühel kodanikul on õigus sendi pealt näha, mille eest sa maksad. Kes teist on kunagi saanud sellise võimaluse seda näha? Tõsta käsi ülesse. Kes teab, mille eest ta maksab? Mis asi see on? Mitte 11. Ma olen 100% kindel. Ma olen mitmes kohas seda rääkinud ja ma võin teile öelda, et nii mõneski kohas on saalis inimene, kes tõuseb püsti ja ütleb, et kas sul on mingid paremat ettepanekud või? Vabandust. Kas mina olen momendil see, kes edendab? Mul kui kodanikul ei ole mingisugused õigusi seda asja nüüd teha niimoodi, et läheb paremaks. Et ma leiaks mingid võimalusi. Ei ole. Kahjuks ei ole. Ja sellega on just kui iseenesest arvestatud, et me elu käibki niimoodi. Valimiste vahelisel ajal inimene on vait. Mitmeid kordi me leiame ennast mõttelt nagu, et riik. Keegi ütleb, et riik tegi nii, riik tegi naa. Kallid inimesed, riik oleme meie. On see mõistetav, eks ole ju? See on väga lihtne. Meie olemegi see riik. Kui keegi ütleb, et midagi on tehtud nii või naa, siis järelikult meie pole teinud seda. Me ei saanud teha. Meile ei antud võimalust seda muuta selliseks, nagu meie tahame seda. Ehk siis kodanikkond. Riik. Ja selle jaoks, et selle eest seista, kodanikkond peab endale tagasi saama selle võimaluse, et ka sellel valimiste vahelisel ajal olla olemas ja teha otsuseid, teha ettepanekuid. See on väga lihtne iseenesest. Aga paraku kogu see eelnev on meid viinud sellesse punkti, kus me ei näe seda võimalust. Ma järjest rohkem ja rohkem näen inimesed, kes ütlevad, mille jaoks ma teen seda, nagu nii midagi ei muutu. Kust kohast tuleb see pessimism, millest? Ma olen mitmeid kordi oma ringkonnas nagu küsinud, et kuule, kutsume inimesed, räägime nende, küsime. Tänapäeval moe sõna näiteks, kaardistame probleeme ära. Täna me oleme esimest korda siin reaalselt väljaspool jääkeldrit, rahvakogu, arvamusfestivali. Teil on kõigilt kindlasti oma arvamus nendest kõigest 3 nähtusest olemas. Kutsume kokku, räägime ja vaikselt hakkavad otsakesed kuskile kaduma. Tulemus? Kas teist keegi on see, kes on saanud sellest tulemusest midagi aru, et on tundnud, jah, tänu sellele on midagi muutunud. Tänu sellele on liikuma pandud midagi sellist, mille kohta me saame öelda, inimesed otsustasid. Ma ei pea olema sütitav ja ma ei pea kellegile lubadusi andma. Näiteks meile öelda niimoodi, et väga lihtne jälle selline mõttekäik. Kui me saame võimule, siis me teeme nii. Üks hetk. Mitte, et te olete võimul, vaid te olete teenistuses. Te olete rahva teenid. Rahvas valib teid teenima. Mitte, et me saame võimule, vaid me saame võimaluse rahvast teenida. Kas on vahe? Argihääl on küll.
ja see on ühiskondlikult nagu praegu, see ongi selline, see arglik hääl ongi selline. Mitte üheski kohas ei ole see, et kodanik tõuseb püsti, tuleb välja ja ütleb, see ei ole õige. Seda pole olemas. Siis me omavahel räägime, aga me eestlased oleme sellised alalhoidlikud ja me ei tulegi ju tänavale, ei pea tulema tänavale. Neid võimalused peavad olema meie endi poolt reguleeritud, säätud sellisena, et kodanikkonnal ei ole vaja tänavale tulla. On vaja koos mõelda, koos teha ja jõuda tulemisele, mis kodanikkond tahab. See on eesmärk. Ma ütlesin oma seal ringkonnas, et kuulge, aga kuidas saab rahvast? Emil, aga palun väga, sul on kõik võimalused olemas. Alusta siis oma selle nii-öelda kodaniku liikumisega. Kergelt niukse nagu just üleolevalt ja naerdes. Jah, ma saan aru, et see on tohutult keeruline. Jah, ma saan aru, et see on abras. Ma saan ka sellest aru, et kui suur on olnud see eelnev töö, kus kohad inimesed nagu ei näe, et on olemas võimalus ise määrata, kuidas elu siin edasi läheb. Meil on kogu aeg loodud illusioon, et see on ainuvõimalus parteid, nende vahel valimine ja siis pärast lihtsalt mõelda, et näed, läks seekord nii. Mitmetes kohtades, kus ma olen käinud üle Eesti, erineva astme inimesed, kõigil on olemas üks asi. Nad ütlevad, midagi on valesti, tahaks muuta, aga ma ei tea. Proovime siis seekord valida teistmoodi. Lootes, sisemuses lootes ju. Inimestel on kogu aeg 4 aastat tagant see lootus, et nüüd on nemad mõistvamad. Nüüd on need, kes minuga arvestavad. Paraku jällegi see kõik läheb nagu ununeb. See kaob ära. Ma just ühes kohas kirjutasin, et kujuta ette, ma ei tea, kuidas Viljandis, hiljem sellest räägitakse, et kujutage endale ette, et need inimesed, kes momendil suurte ausate silmadega teevad nii üllaid tegusid, kutsuvad üles sellistele tunnetele, et nüüd see läheb. Ja nad teevad, kes siis parandab teid, kes pakub kohvi, kes pakub seda. Ja ma ütlesin, kuulge mõelge, kui nad kõik need 4 aastat teeksid seda, me elaks paradiisis. Meil poleks isegi ühtegi teie auku, me ei peaks üksteisega nägelema, näed, nemad ei teinud, aga meie teeme. Need, kes on seal nii-öelda valitud rahva poolt, nad ei tee mingit hea tegusid. Rahvas töötab, annab neile raha ja sellega peab lihtsalt manipuleerima. Õiglaselt, targalt, arvestades kogukondadega, rahvaga. See ongi kõik. Aga selle jaoks peab olema kodanik olemas. Ja meie tänase kokkusaamise peaeesmärk on tegelikult luua üle-eestiline võrk, kus me saame omavahel jagada kogemusi, teadmisi, ehk siis kõik, mis on juhusepõhine või midagi on juhtunud, sellest on läbi näritud, et me saame ülejäänutele öelda, kuidas asjad võiksid olla, võiksid käia. Ma ei tahaks kasutada üldse sõna võiks või saaks. KS-iga sõnad on alati sellised, äkki läheb nii, äkki ei lähe. Meie peaeesmärk on luua üle-eestiline võrk, kus me saame üksteisele öelda, seal juhtus nii, seal tehti see sigadus. Sellega võitlemiseks on seda vaja. Me saame üksteist toetada ja aidata. Juba seal koridoris, mille jaoks see kokkusaamine? Kallid inimesed, me peame alustama. See on esmane jõuda selle arusaamiseni, et ainult koos olles, ainult koos tegutsedes kodanikkond võib ja saab muuta kõike seda, mis meil toimub. Ja mitte kunagi ei saa olema valesid otsuseid või nagu ütlevad poliitikad, me oleme võimelised ka tegema ebapopulaarseid otsuseid. Küll ma olen kõva isa karu. Ma isegi teen sellist asja.
kui kogukond otsustab seda, rahvas otsustab, siis pole olemas ebapopulaarseid otsuseid. Ma arvan, et praeguseks kõik, et ma jätan ainult endale nüüd moderaatori osa, et me läheme programmiga edasi. Minu meelest, kas saame korraks programmi ette või? Kus meil on? Mati, ole nii hea, palun. Nüüd palve. Ükskõik, kes sa ei ole saalis, sa taha programm on ees. Roy Striider, eks ole, kohe teie ette astumas. Mul on palve, ükskõik, kes sa saalis ei ole, vahele hüüdeid, teemast eemale rääkimist, me paluks, et seda ei oleks. Lihtsalt palve. Sest me teame seda, et alati leidub keegi on ekstremist. Isegi Mati on mitu korda siin ju saanud seda, et need on need ekstremistid. Kui kodanik hakkab rääkima oma asjast, siis sa oled kohe ju midagi sellist, kuidas saaks. Kuule, ära jama siin, mine minema. Tegele oma asja kuskil seal nurga taga. Mis mõttes sina oled kogukond? Kes sind on lubanud? Minul on mitu korda nagu ette tehtud seda, kes sind on volitanud? Mis mõttes? Mind ei ole mitte keegi volitanud. Mitte keegi ei ole volitanud. Keegi ei ole mind valinud. Selle jaoks ei pea keegi valima, et kokku tulla ja koos otsustada. On vaid inimest, mina sattusin momendil selleks, kes on siis, hoiab lihtsalt juhtmeid koos. Nii-öelda moodne sõna modereerin. Nii, aga kas saame edasi? Roiga, jah? Roi on siin. Palun mitte segada, me iga etteastu, isegi näiteks praegu, kui kellelgi on teil konkreetne küsimus, olge head, küsimus. Jaa. Vaiksemaks. Meie geniaalne helitehnik kuulis teid. Et hakkas nagu just Emil räägib. Ei ole nii hull asi. Saame ikka. Aga see on jällegi hea. See on jällegi hea, et ei ole. Ma sain kohe aru, et ülejäänud ka. Hea mees ütles välja. Meeldiv. Ma tean seda, et on tänane, sa tahtsid korraks ühe läkitus edasi saata, on niimoodi või? Tule korraks ütle see ära, see hästi lühidalt. Ütle, kes sa oled ja mis sa oled, see kuni Roi siin paneb ülesse. See ei võta ju pikka aega. Ma võin väga pikalt ka rääkida. Ei, ära pikalt räägi. Et mulle paluti edasi öelda tervitused kogukonnale. Nimelt seda sama juttu, mis Emil rääkis, oleme püüdnud teha ikka päris mitmeid aastaid. Ma ütlen vahepeal ära, et ma olen Hannes Toomsul ka. Et me üritasime siin e-erakonnaga natukene käima lükata elu Eestis. Täpselt sama jama. Inimesed ei taha, inimesed ei näe seda probleemi, et neil on võimalus sõna öelda. Selleks võimaluseks muidugi tuleb siis, kui paras hulk kokku tuleb. Nii et e-erakonna algatusrühm palus kogukondadele täna edasi anda oma tervitused ja soovida edu. Nüüd ma olen ka Eesti klubis otsapidi. Eesti klubi on selline klubi, kus on väga palju vanu teadlasi koos. Kõik nad kirguvad, kõik nad räägivad. Neil on palju ideid, neil on tegelikult olemas teadmised ja kontseptsioonid, et kuidas võiks asju parandada. Neil on puudu noorusest, neil on puudu sellest samast tahtest või aktiivsest tegevusest, mis peaks sõnadega kaasema, vastasel korral ei juhtu mitte midagi. Ja minu tegevus täna on tegelikult osaleda valimistel. Ma ei ole parteilane, ma ei räägi teile seda muinasjuttu, et kui te mind valite, siis tee. Ma annan edasi teile tervitused ka EKRE-lt, Eesti Konservatiivselt Rahvaerakonnalt, kes siis üritab midagi muuta. Näis kui kaua, minu isiklik seisukoht on, et ilma süsteemi muutmata seda ei juhtu. Vaja on minna aluste kallale. Aga edu igal tähel ja kõik tervitused on edasi antud. Tänan, aplausiga. No võt, ehk siis tegelikkuses auväärne seltskond, kes täna kõik on, tegelikkuses igal pool, kus mina olen vähemalt jõudnud Eestimaal, igal pool räägitakse. Rahulolu, selle sõna ei saa nagu kasutada, pigem on see, et kõik on niisugune
midagi on valesti, kuidagi see on valesti. Ja see jääbki lokaalseks kuskile koha peale, kõik summutatakse, kõik on niisugune vaikselt otsad vette ja midagi ei toimu. Samamoodi nagu ta ütleb, et lootusetult oleme teinud, vanad mehed on, noori ei tule peale, kuigi teadlaseks saada noorest peast on väga raske, aga on juhuseid. Ehk siis, ei, ma ütlen, et palju neid doktoreid, aga et jällegi kogukond oma olemusel, mis on hästi tähtis see, kogukond ei ole ju mingi vanuserühm. Kogukond tähendab seda, et siid otsast sinnamaani. Ehk siis imikust raugani, nad on kõik olemas. Ja neil kõigil on omad arvamused ja seda püütaksegi hästi balansseeritult, mõistlikult, ratsionaalselt. Tänapäeval me peame mõtlema sellisel ratsionaalselt seda kõike siis nüüd korraldada.